Tere tulemast neitsid, siin on teie maikuu ülevaade, seekord pisut teistsugune, kuna on ka pisut teistsugune aeg. Ehk siis aprilli keskpaigast kuni mai alguseni asume või oleme me natukene teistsuguses ajas, kus meil on antud hästi palju võimalusi muuta, kiiresti edasi jõuda. Ja seetõttu võtan ma kaardid seekord 2 kaardipakist. Ehk siis 1 kaardipakist võtan nii-öelda sõnumid meie teejuhtidelt, kaitsjatelt, inglitelt, kuidas iganes, kes iganes neid kuidas kutsub, mida me peaksime praegu teadma, mida tegema, et saaks järgmist perioodi alustada tugeva algusega ja ei peaks uuele ringile minema. Nii. Mis ma siin näen? Selles mõttes, et südamevalu ja petmist või pettumusi. Ehk siis olete te nüüd ise need endale tekitanud illusioonidega või olete te lasknud teistel endale seda teha. Selle sees ei saa istuda. Seda ei saa karta, et nüüd tulebki igalt poolt ja elu elamata jätta. Ehk siis praegu ei ole see koht. Kui te olete ise ebaõiglane ja ebaaus olnud, siis andeks palumine on väga-väga oluline. Mitte teiste süüdistamine või endale vabanduste otsimine, miks ma võisin nii teha. Või kui teile on liiga tehtud, siis samamoodi tuleb selleks, et edasi liikuda, tuleb mõista, miks seda vaja oli, mis ma sellest õppisin. Ehk siis see nii-öelda enesele tuhka pähe raputamine või selles energias istumine, kus ma haletsen ennast ja kardan kõiki ja kõike ja ei julge ühte või teist asja teha, selline asi tuleb ära lõpetada. Ehk siis uus algus saab tekkida ainult siis, kui te olete vanad asjad lõpetanud ja lahti lasknud. Seda peaks tegema nüüd. Vastasel juhul te jääte uuele ringile lihtsalt. Ega see lihtsamaks ei lähe. Koorem, kus on, sinna tuleb juurde. Ja sõnum siis. Selleks, et saaksite liikuda sinna poole, kuhu te tegelikult tahate, peate te nendele asjadele hoopis teise pilguga vaatama, ehk siis oma nii-öelda maailma pea peale pöörama täiesti rahulikult. Ehk siis need inimesed, keda te oma sõpradeks olete pidanud, võib-olla ei pruugi seda olla. Ja vähemalt mitte kõik nendest. Ja me räägimegi siin sellest südamevalust, ehk siis, et kuidas öeldakse, sarnane tõmbab sarnast, ehk siis see, mis energias te ennast peate või olete või mida te endast arvate, selliseid inimesi te tõmbate ka ligi. Ja kui te olete sellest enesehaletsuse või hirmu energias, siis just need asjad teiega juhtuvadki uuesti ja uuesti ja uuesti ja uuesti. Ehk siis te peate muutma enda mõtteviisi, need mineviku asjad unustama, lõpetama ja otsustama iseendas, et ei, ma ei võta neid kaasa. Need ei ole osa minust. Need on asjad, mida ma olen kogenud, aga need ei ole osa minust. Valu
on õppetunnid ja kogemused, mitte minu olemuse osa. Ja see, mis ma olen või kes ma olen, seda ma tõmban ligi. Kui ma kardan, et ma saan haiget, siis ma saan haiget. Ehk siis seda olukorda saab ainult lõpetada, kui teie lõpetate minevikus elamise ja toote nii-öelda ka enda poolt midagi lauale. Ehk siis jätate selle, kas olgu see virisemine, olgu see vanades asjades tuhnimine, nende meelde tuletamine. Kõik see tuleb lõpetada. Te olete kinni kuskil ja see ei lase teil edasi liikuda ja samas tõmbab ligi või hoiab teie läheduses inimesi, kelle tõttu te saate haiget. Praegu on kõige parem aeg seda lõpetada. Mõelge selle peale. Ilus ilm, minge õue. Küsige oma toetajatelt, oma nii-öelda. Küsige nõu ja hakake jälgima, mis teie ümber toimub ja kuidas te ise reageerite asjadele. Just reaktsioonid. Nii väljapoole kui sissepoole. Sest praegu on kõik teie enda kätes. Kas te muudate seda või ei? Aitäh ja olge hoitud!